Tšau! Meie jälle siin samas Kiviõli väiksel lauluplatsil ja oleme alustanud sama 10. lõiku siis sellelt Penijõe Kauksi matkateelt. Ja mõtlesin juba, annan sõna ära üle, aga täna oleme siis sellises suuremas koosseisus, 6 ja natuke on selline vihmane, aga äkki väga hulluks ei lähe. Samas pidulik. Jah. Meil plaanis siis 2-päevane matk, et esimene päev umbes 24 kilomeetrit Aidu Nõmme lõkke kohta, seal ööbida ja homme siis umbes 17 kilomeetrit veel lõpuni A-külasse, kui nüüd kõik plaanipäraselt läheb. Algul oli 15 ja 7 kilomeetreid kindlasti tuleb kogu aeg meil ainult juurde. Aga jah, ma arvan, et on päris lahe matta tulemas, sellepärast, et kogu see karjääri osa on lahe. Ma arvan, et ööbimine tuleb lahe. Aidu karjäär, jah. Temperatuur on selline 2–6 kraadi vahel vist terve aeg lubab ja natuke vihma, et igal juhul põnev ja meelde jääb. Telki meil ei ole. Jah, et me telki ei võtnud, et kavatseme laavus magada, et terve päeva siis loodame, seal kedagi ei ole, et kui kohale jõuame rahva sees on, siis ma ei tea, mis teeme. Hakkame 6 tonni tegema just. Aga mis seal siis ikka? Hakkame minema. Asume teele.
Meil on käidud umbes 10 kilomeetrit. Meil praegu väga täpselt harrastuskarastust ei ole, aga see on 10 kilomeetri kanti ja just oleme jõudnud siia Aidu karjäärialale. Teeme esimese sellise päris jalanud jalast peatuse. Natuke puhkame, hakkame siit edasi minema ja vaatame, mis see karjäär toob meile. Koitlaasa on ju meil ainult 12 kilo. Tšau! Nagu näha, siis kõik vastu ei pidanud. Ikkagi viimased 5 kilomeetrit muutusid raskeks. Parv tegi oma tööd. Parv tegi oma töö ja kõik siia jõudnud. Tegelikult mitte. Oleme 15 kilti ära teinud ja oleme jõudnud siia Aidu liiva lõkkekohta. Lõkkekohta me selja taga, seal oli keegi juba ees autoga. Pidu käis. 2 inimest vist olid seal, üks autos, üks väljas. Pidu ei käinud, aga võib natuke nagu muret tegi, et rohkem, et mis meil seal meil planeeritavas õkkekohas on, mis seal alles on, kas seal on inimesed ees, kas laavavaba või kas üldse tulematerjali on, sest kui
lahu või tulematerjali puudumisel saab meil päris palju nagu siis peame hakkama mingit muid lahendusi välja mõtlema. Teise on vist praegu vetsus ja tulevad ka siia kohe istuma. Jah, uhke koos. Jah. Miina on meil veel siis 10 kilomeetrit umbes, võib-olla veitsa vähem. Mõtlete karjääri siin. Tuulikute all. Aga päris lahe. Maastik on üle teistsugune kui üldse siia. Jõeületus oli lahe. Jõeületus oli lahe. Veel oleks saanud pikemalt nautida, aga mis seal ikka väga nagu mitu korda aastaga sõita. Mis ma olen rääkinud, et tuleb see koht, kus para külatama, see on tehtud siis. Selline on. Aga tuleb veel teisi lahedadesse veel. Aga ma arvan, me siis istume siin mingi 50 minutit ja siis teeme selle viimase 10 minutit sutsakaga ära. Siiamaani on rada väga lahe olnud, on ikka korralik maastik üles-alla mägedes käinud siin kivi-klibu peal. Aga märgistus peaks ütlema on kena olnud. Keegi on kõvasti vahepeal läinud. Keegi on kõvasti vahepeal läinud. Üle 20 meetri tagant märgid läinud.
ja seltskonna moraal on väga tore, et naised siin räägivad Hardoga juttu ja hoiavad tal tuju üleval. Hardo peab vastu enda raske kotiga. Minna on veel mingi 4 kilomeetrit. Juba ootame, tahaks juba lõket teha ja vorsti süüa. Maksimum 5 minutit ja siis 30 minutit veel. Äkki peidab parem. Jah, viia. Sinna. Meil juhtus õnnetus, et lennutrajektoor ei olnud puhas ja meie lennumasin põrkus kokku ootamatu statsionaarse puuga. Aga kas lennumasin kukkus vähemalt õnnelikult maa peale? Lennumasin kukkus ja täpselt samamoodi nagu meil Ukraina droonid kukuvad Pärnumaal alla, kukkus meil see meie droon vette. Aga õnneks oli meil tuukrid kaasas, kes suutsid väga kiiresti tegutseda ja kohe olid vees ja päästsid drooni. Rahmed. No. Tšau! Me oleme nüüd juba päris 2 tundi tagasi või midagi jõudsime siis Haidonõmme lõkke kohta ja nüüd me oleme ennast siin üles seadnud, et enne väga jõudnud rääkidest. Esiteks läks pimedaks, ei saanud väga rääkida ja teiseks oli selline päris väsitav lõpp oli tegelikult. Kuidagi need viimased kilomeetrid hakkasid jälle päris palju venima. 10 kilomeetrit läinud mööda mäest üles, mäest alla, mäest üles. Et väga palju oli selliseid turnimisi, kus oli see köis,
tee ääres. Aga väga äge lõik, eks ju lõppkokkuvõttes sellest Pahkarajast, et see oli täiesti kõige ägedam üldse. Väga lahe, aga austada, kus läbi sai, see oli kõlumas selline, et okei, nüüd on see karjäär tehtud, et selles mõttes mingid tundus sealt. Et sai ammendas ära. Aga meil on väga hästi, sest me oleme nüüd siin ennast üles seadnud. Magame kõik laavus, loodame ilusti ära mahtuda. Ja me oleme siin söönud. Me oleme laulnud sünnipäevalaulu, sellepärast, et Argol on siis täna täpselt sünnipäev. Juhei! Jah. Ja meil on lõbus hea olla. Kõhud on täis. Natuke mahuks veel. Mina tahaks öelda, et üllatavalt tubane ja üllatavalt soe. Minul varbad külmetavad. Et me pool päeva kartsime, et äkki siin platsil on keegi ees, aga me tulime täiesti tühjale platsile. Ja puid on täitsa. Aga mis see temperatuur on praegu? Ma arvan, et see on mingi 2-3 kraadi. Aga ega suurt juttu ei olegi. Ma arvan, et me siin saame veel natuke istuda ja nautida. Hommikul siis üles ja siin juba valgeme ja teeme uue video ja hakkame siit edasi. 3 kraadi. Päris soe siis. Tere kaunist hommikut. Jah, tšau, tere hommikut. Me hakkame nüüd siis ärkama vaikselt. Kell on 8. Võtsime siit eesriide eest ära, et näeme ilusti välja. Ja oli päris mõnus söö. Minul külm ei hakanud. Ma pigem ikka pidin asju sellest ära võtma, mütsi peast ära ja sokke jalast ära, et liiga palav ei hakkaks. Ikka päris soe oli. Ja täitsa mõnus. Vist keegi ei kurtnud väga. Rääkisime küll öösel päris pikalt veel siin juttu, aga no osad rääkisid, mina ei rääkinud, mina oleks magavana. Aga täitsa mõnus. Napilt päris kitsas oli või? Jah. Oli osadel oli ikka No ma arvan, et kuidagi oleks 7... Nõrgematel lükati välja. Midagi ma oleks siis, kui olekski nagu ühtepidi teistpidi maganud, äkki oleks 7 inimesega ära mahutanud, aga eks aga mõtle, kui keegi oleks rapsi maganud hakkas limiit kätte tulema. väsanud koivaga. Jah. Ma Sandri kõrval ei oleks julgenud teistpidi visata. Jaa, oleks kahtlunud. Aga... Hakkame vist siis lõket tegema ja hommikusööki sööma ja... Hakkame jah, las Sander teeb varsti lõkke ära ja siis... siis vaatame, kas ajame ennast püsti. Väga kiiresti me siis jaksame Argo magustati süni. Väga kiiresti me liigutada viitsi, aga siis saab selline 1-2 tunni pärast äkki saame minema, et suht naudime. Kusjuures luud on veitsa kanged. Tehtud.
No nii, kas üks väike poiss kaalub üle nagu 2 teist? No nii, vaatame seda paadimees ka siin siis. Märge jalga. Kuule, aga aitäh, et siis üle aitasid ja kus saite teisele poolsusele. Ja te olete siis kogu aeg siin, jah? Mina olen siin 24/7. Et jääte nüüd järgmisi ootama, jah? Järgmisi, kes tahavad üle selle. Jah, ehk siis mõne päeva pärast keegi tuleb jälle, jah? Ei, no siin ikka tihti käiakse paar korda kuus. Jah, aga no okei siis, hüva. Oli tore. Jah, noh, davai. Edu teile siis seal matkal. Jah. Teile ka, et reite palju oleks. Olen siis teisele poole valmis. No okei. Hüva. Ossa. Kaameras. Me oleme Karusaarel siis. See võib olla seal. Ma saan seda matkavärk, et sööd siis, kui süüa on ja võt siis, kui juua on.
üks koht. See on viiele vaata uudis. See on nagu jutuga video. Nonii, ja meie matk seekord ongi nüüd läbi. Oleme siin A bussipeatuse külje all ja kõndisime täna 14 kilomeetrit. Nii vähe. No 17 oli. No mõnikord on niipidi. Vahepeal saab ka kergemini hakkama. Et täna oli algus ikka läks raskelt kõndima saamine, aga lõpuks jah, tegelikult oli seal kohale jõudnud, et olemegi kohal. Ja saame võib-olla varsti rongi peale isegi, saame ilusti rinna. Laar, ütle ka midagi. Ja järgmine jätkame siit samast siis. Ilmselt 6 aja pärast. Jah, vaatame. Ja saame ranniku ääres käia siis. Täitsa on, nagu ootasime ka seda matka, kuhu see karjäärivärk, siis järgmist matka on ka selline, millest me oleme kogu aeg rääkinud. Mõelnud selle peale, et kui me seal ranniku all oleme või selle pankranniku all. Mis see täpselt ette kujutab, täpselt ei tea, aga täiega ootama. Aga jah, tänud, et vaatasite. Näeme jälle. Tšau! Rööbatud sai viski ja mulle polnud miskit, sest noor olin siis ja veri kuum. Ahoi, Ahoi! ahoi, Ahoi! sest noor ma olin siis. Ahoi, ahoi, Ahoi! ja veri oli kuum. Me jõudsimegi üle sellisele olukorda. Oleks küll nagu laulu koht. Sillega, mis sa oled? Ma tuulen täita lastel ja lastel. Ja laulude ja lastega. Ma saaks neid filmida küll, aga ma tulin siia. Ave filmib. Ei, vaata, et sul püksid märjaks ei lähe. Juba läksid või? Suht vastik, kui meil pole Argokene. Aga droon on tähtsam. Eelmine video läks ikkagi viraalseks. Ei noh, Seal on kohe 1 nädala või rohkem vaatamisi kui sellel sinu videol. Aga mis sellel eelmisel videol siis oli? No see, kus sina olid. Ei, sa mõtled nagu eelmise korra video või? Eelmise korra video, jah. Aga mis seal oli siis nii? Seda on vaadanud juba 170 inimest. no mina umbes 30 korda. Sa vaatasid 33 nii armas! Praegu ikkagi oma fännklubi. Hea video oli.